üks kõige väärikamaid raamatuid ongi mul aastast 1894, aga temast ma praegu ei räägi. Ma hoian ta maiuspalaks aasta lõpupoole. Valisin tänaseks tutvustamiseks hoopis niisuguse raamatu, kelle sünniaastaks on 1914. Näete, niisugune raamat. Eesti kooli lugemise raamat. Esimene jagu alles. Ja kokku seadnud on selle Ernst Peterson. Ma soovitan väga tänapäeva õpetajal vaadata nende vanade raamatute poole. Siit võib leida selliseid lugusid, mida võib-olla mitte kusagilt mujalt kätte ei saagi. Ja siin raamatus on näiteks nii vanu rahvajutte kui ka kirjanduslikke lugusid, mõistulugusid. Palju on luulet ja nii mõnigi rahvajutt on leidnud näiteks luulelise vormi. Väga mõnusad. Raamatu alguses on üks niisugune peatükk, mis mulle väga meeldis. Kuulsa mehe eluõpetused. Nad on kõik väga aktuaalsed, aga ma valisin välja teile 2 tükki. Üks on niisugune, mida te võiksite täitsa oma rahakoti peale graveerida või vähemalt kirjutada paberi peale ja panna rahakoti sisse. Ja vaadake, elu võib minna palju lihtsamaks. Ja see tarkus kõlab nii. Mida sa ei tarvita, ära osta mitte. Kui ta ka ei tea, kui ilus on. Tänapäeva tarbimis hullus maailmas väga õige õpetus ju. Aga teine tarkus. Täiesti kuld ju. Kuulake. Kui sa pahane oled, siis loe 10, enne kui rääkima hakkad. Kui vihane, siis loe 100. Seda, et 10 tuleb lugeda, seda ma tean ja ma olen seda isegi praktiseerinud, aitab. Aga et 100, see on küll vägev. Aga isu tekitamiseks ma jutustaksin sellest raamatust ikka ühe looga. See lugu räägib sellest, et seal oli üks kuningas ja temal oli loss muidugi. Ühel päeval kuningas seisab oma lossi trepi peal, kõik need, kes tal on, need nõuandjad ja teenrid ja kõik need on seal ümber ringi, kui tuleb üks kerjus munk ja hakkab lossi trepist üles astuma. Muidugi jooksevad kõik valvurid kohale ja ütlevad, mine ära, kes sa oled, mis sa tahad siit. Munk jääb seisma ja ütleb, et ma mõtlesin, et äkki ma leian täna siin võõraste majas endale öömaja. Mis võõraste maja? See siin on kuninga loss on siin. Mine ära, näed, kuningas ise seisab seal. Aga kuningas oli seda jutuajamist pealt kuulnud ja tema oli niisugune rahvamees. Temale kohe meeldis lihtrahvaga rääkida ja siis niimoodi, teate, osad mehed on niisugused. Ja tuligi siis see kuningas sinna munga juurde ja ütles, see siin on kuninga loss ja mina olen selle riigi valitseja ja niimoodi ongi. Ja siis munk küsis, aga kuningas, kas te võite mulle öelda, kes elas selles lossis 50 aastat tagasi? Muidugi, minu vanaisa elas siin. Aga siis, kes peale teda elas siin? Minu isa muidugi. Aga siis nüüd elad sina siin ju. Jaa, tõesti, praegu elan mina siin. Aga kui sind enam ei ole, kes siis siin lossis elama hakkab? No, siis elab minu poeg siin. Ah soo. Aga kuningas, kas sinule ei tundu, et see siin siiski on võõraste maja? Kui siin nii lühikese aja jooksul nii palju inimesi on ainult ajutiselt elanud. Ja nii tark oli see kuningas küll, et ta sai kohe aru, mida munk oli tahtnud talle öelda. Ja ta kutsus külalise sisse, pakkus talle head toitu ja andis ka öömaja. Vaat. Ja teate, mina olen aru saanud, et need väikesed lühivideod peavad olema väga lühikesed, et inimesed üldse neid tahaksid vaadata, siis rohkem ma täna sellest raamatust ei räägi. Head lugemist. Mis muud? Kõik.